Mhm. Tere kõigile! Robert, Kairi minuga koos siin, Piret samuti on liitunud. Palume vabandust, et meil ei õnnestunud luua otse-eetrit. Et selline tõeliselt tore õpikõver. Vabandame väga, et te pidite ootama ja see ikkagi ei õnnestunud. Aga me jätkame Zoomis. Õnneks tehnika seda võimaldab. Ja midagi siis meil nii-öelda valgustamata või siis ütlemata seetõttu ei jää, et me otse-eetrisse ei pääsenud. Et meiega siis täna siin kehatöö ja emotsioonid, kuidas ma siis ütlen, seminari loojad isegi, jah. Et Kairi ja muidugi Robert. Et palun, Robert, tutvusta ennast paari sõnaga nendele inimestele, kes sind nii hästi ei tunne. Ja, mina olen Robert Randma ja ma olen siis kehapsühhoterapeut. Gruppidega töötanud juba pikki aastaid. Ja see seminar siis, millest me täna räägime, läheb siis juba 8. korda kordusele, nii et seda on juba pikalt iga nurga alt lihvitud, nii et ma arvan, et see seminar on saanud oma parima vormi. Kahtlemata, sellepärast, et osad, kes on tahtnud tulla kordama, siis ütlevad, et tahavad näha seda arengut, mis on toimunud 8 jooksul. Et see on nii äge tegelikult, et ja selles on ju kindlasti tõetera sees, et sest ikka toimub areng, kui sa inimestega tööd teed. Kairi, palun sina enda poolt ka paar sõna ja siis ma saan küsimustega ja ütleme siis sisuga edasi minna. Ja ma tervitan rõõmsalt siit ka kõiki ja mul on olnud see au, et ma olen 8 korda Robertiga seda seminari seal kõrval saanud assisteerida ja see on olnud väga siukene, ma ütleks, et iga kord kuidagi nagu uue nurga alt või kuidagi nagu iga kord on jälle midagi uut enda jaoks avastan, nii et isegi see 8 korda on minu jaoks alati suur avastus ja rõõm olnud, nii et väga äge teekond olnud. Jaa. Suur tänu. No hea küll. Mina siis ei ole nii palju osalenud, aga küsin siis lihtsurelikuna. Mul on täna see võimalus, et küsin lihtsurelikuna lihtsad küsimused. Palun tehke selgeks, miks peaks inimene tulema kehatöö ja emotsioonid seminarile. Me teame, et seda seminari ei pakuta eesti keeles, seda ei ole Eestis, see on tõeline defitsiit, aga ikkagi, miks tulla sellele seminarile? Robert. Jaa. No, see seminar on kindlasti niisugune hea ülevaatlik sissejuhatus kehapsühhoteraapiasse ja kehapsühhoteraapia on selline süvapsühholoogia, ütleme siis jalgadele toetuv teraapia vorm. See on selline, ütleme siis somaatilise psühholoogia ehk kehale suunatud psühholoogia praktiline väljund. Ja selle seminari jooksul me siis vaatame läbi mõningad niisugused olulised asjad, mis see kehapsühhoteraapia üldse on ja lisaks siis sellele me vaatame seda selline nurga, et see on hästi praktiline ja me vaatame, et kuidas sellised meie igapäevaelu mõjutavad faktorid, näiteks see, kuidas me reageerime, see, kuidas me armastust välja teenime, see, kuidas me ennast kaitseme välismaailmas, see, kuidas me loome erinevaid hoiakuid ja nii edasi, kuidas see on siis mõjutatud meie arenguloost. Nii et üks suur osa sellest kehapsühhoteraapiast toetub siis arengupsühholoogiale, kus me vaatame seda, et mis on nii-öelda need viisid, kuidas me oleme ennast kaitsnud maailma eest, ehk siis sisuliselt, kui sa paned käega üks kord vastu pliiti, siis teinekord ei lähe panema, sest et juba on õpitud, et seal saab haiget, eks. Ja teine ots, mis me vaatame siis, et kuidas me sirutume selle armastuse poole, kuidas me ennast muudame selleks, et armastust välja teenida ja see kehapsühhoteraapia ots hakkab siis vaatama seda, et kuidas need mehhanismid, kuidas me ennast kaitseme või sirutume, on siis kehastunud. See tähendab seda, et kuidas me oleme need kaitsed ja need sirutused oma kehasse nii-öelda salvestanud ja kuidas see on mõjutanud meie nii-öelda hoidmist, tagasihoidmist, emotsionaalse materjali tagasihoidmist, kuidas see kehaline väljend sellel on, kuidas need allasurutud tunded, millist vormi nad meie kehas võtavad, eks. Ja siis me vaatame ka sellist väga olulist asja nagu maandatus ja meil on selle maandatuse nii-öelda harjutamiseks toredaid harjutusi. Ma arvan, et üks nendest harjutustest, mis on selle seminari lõpuharjutus ka, on vist kõige rohkem sellist positiivset tagasisidet saanud. Nii et meil on selle seminari raames palju praktilisi harjutusi, palju selliseid viise, kuidas sa saad reaalselt tunda
ahaa, see on see viis, kuidas näiteks minu süsteem on kohandunud sellele, mis mu elus on toimunud. Et me ehitame seal palju selliseid harjutusi, mis võimaldavad sul seda nagu päriselt kogeda, päriselt tunda. Ja siis meil on seal ka teistmoodi harjutused, mille eesmärk on siis see, et sa õpid oma süsteemi toetama suunal siis sellest arengupsühholoogilisest niisugusest kitsaskohast välja kasvamisel. Okei, no seda oli päris palju, et ühesõnaga kas ma saan sust õigesti aru, et kui ma tulen sellele seminarile, siis ma saan teada midagi iseendast, mida mu keha teab, mida sina keha eksperdina loed, aga mida ma ise ei tea. Kas see on nii? Jah, lühidalt. Väga mõnes mõttes ohtlik värk, aga teistpidi, et mul on endal see kogemus olemas, kuidas ma sinu seminaril, tõesti, ma võin korrata seda siin, et ma otsisin läbi kooli 4 aastat vastust ühele siis, no kuidas ma ütlen, väga aktiivsele probleemile, mis iga päev mind saatis ja ma ei leidnud sellele vastust ja ma ei leidnud. Aga sinu seminaril tehes ühe harjutuse, ma leidsin selle vastuse üles ja see muutis totaalselt mu elu, õigemini ühte lähisuhet minu perekonnas, mille eest ma olen endiselt väga tänulik. Nii et selle sapi pritsimise ja sellise viha ja toore, ma ütleks isegi nõveduse alt koorus välja tegelik armastus, mis oli lihtsalt ka, eks ole, üks hoiak, nagu sa ütled, et meil tekib see kehahoiak, sest me saame haiget. Kui tõsine see seminar on, et tegelikult inimesed tahaksid võib-olla natukene fun'i ja tahaksid õppida läbi sellise kerguse ja ma ei tea, läbi kogemuse, seda me ju anname, sellepärast et sa teed rohkesti praktilisi harjutusi, aga kas see on kõigile arusaadav? Jaa, seal on rohkesti harjutusi tõesti. Mina arvan, et eks see, kuidas ma mingisse harjutusse lähen, see sõltub sellest, mis on minu see nii-öelda sisend. Ma võin seda teha väga rõõmsast kohast ja võin seda teha väga mitte rõõmsast kohast, eks, aga meil on palju harjutusi. Üks osa nendest harjutustest on siis katalüüsile suunavad harjutused ka, kus me tegeleme nii-öelda siis emotsionaalsete laengute väljaelamisega, eks. Nii et meil on seal võimalik praktiseerida selliseid harjutusi. Ja teine ots, mis on kindlasti, ma arvan, niisugune väga ühendusi loov ja positiivne, on just need harjutused, mis on suunatud siis sellele nii-öelda enesekaastundele, enesehoidmisele. Nii et lühidalt . Aga mida sa ütleksid, Robert, sellele inimesele, kes võib-olla praegu on kahe vahel ja ta mõtleb, et ma ei tea ja kas ma ikka tuleksin ja võib-olla tunneb natuke ebamugavust, on ju, et me oleme sinu juures õppinud, mina olen sinu käe all ju ka õppinud 1 aasta sinu kursusel ja ma tahaksin öelda seda, et sa oled loonud alati väga turvalise ruumi, aga meie tunneme sind natuke lähemalt, meil on võib-olla lihtsam, eks ju, sinna siseneda. Mida sa ütleksid nendele inimestele, kes praegu võib-olla on kahe vahel? No ma ütleksin seda, et see 2 päeva, mis see seminar kestab, annab kindlasti niisuguse hea praktilise ülevaate, et tegelikult kui ma lähen mingit asja õppima, siis on alati see, et kuidas ma sellest asjast üldse nagu mingi pildi saan või kuidas ma sellest üldse nagu sellest mingisuguse tunde üldse sellest saan. Siis ma arvan, et see seminar annabki sulle selle esmase pildi, mis on vajalik selleks, et sa saaksid otsustada, kas ma tahaks sellel teemal rohkem midagi teada, ma tahaks sinna rohkem sügavamale sisse minna. Et ta kindlasti annab sellise hea stardipunkti selleks, et sa saaksid edasisi otsuseid teha. Ja teine asi on kindlasti see, et kõik need harjutused, mida me seal teeme ja ma usun, et alati on see inimeste puhul tagasisides vähemalt niimoodi olnud, et inimesed on tundnud ennast väga turvaliselt, väga hästi ja alati on iga harjutuse alguses ma alati näitan harjutust ette, eks, ja inimestel on alati võimalik valida, kui nad ei soovi mingisugust harjutust teha, et kuna see võib olla nende jaoks liiga käivitav või antud hetkel sobimatu, et selles mõttes keegi kellegi piiridest üle ei sõida, nii et igal inimesel on alati võimalus valida. Et ma ei pea sinna tulema ainult sellepärast, et kui ma olen tugev professionaal või ma tahan edasi õppima, ma võin tulla tõesti, nagu me ütlesime, teada saada iseendast, saada paremini aru oma keha reaktsioonidest, käitumistest, eks ju, sa seletad need kõik lahti ja saada võib-olla see kogemus, et mingi kinni jäänud emotsioon, võib-olla ma teadvustan seda, võib-olla mitte, on ju küll selliseid inimesi, kes näiteks ei julge oma viha välja näidata, eks ole, nad ei julge. Et siis seda sinu töötoas me saame julgesti teha, ma tean. Ja, et üks asi,
mis on väga oluline võib-olla, mida ma tahaksin välja tuua, et kui me vaatame sellist nii-öelda, kui ma rääkisin enne ka arengutraumadest ja arengutraumadega seonduvatest nii-öelda kinni jäänud emotsioonidest, siis ma peaksin siin selle vahe tooma, et arengutrauma ja šokitrauma, need on kaks väga erinevat asja, et kui me räägime traumadest, siis inimesed tavaliselt mõtlevad oma peas šokitraumadest. šokitraumadest on midagi konkreetset, mis leidis aset, mille tulemusena minu süsteem kuidagi reageeris, eks. Siis arengutrauma on oma olemuselt tegelikult väga peidetud. Selles mõttes, et ma ei saa aru, ma ei saaks öelda, et minuga midagi juhtus. Näiteks mul oli õnnelik lapsepõli, ma ütlen. Sellepärast, et mu lapsepõlves ei olnud väga konkreetset asja, mille kohta ma saaksin öelda, vaat seal ma sain vastu näppe. Et arengutrauma leiab aset kohandumise teel. Seal ei ole väga konkreetset kohta, et nii seal juhtus see. Et see toimus see, et elu oli nagu oli ja ma kohandusin sellele kodule, nendele interpersonaalsetele sidemetele, mis meie peres olid. Ma kohandusin sellele ja selle kohandumisena leidis siis aset sellise, ütleme, persona teke, nagu ma täna olen. Ja nüüd, aga selle kohandumise teel on teatavaid tagasihoitud emotsioone, teatavaid kompensatsiooni emotsioone, ehk siis see koht, kus ma ei saanud kurbusega näiteks olla, läksime hoopis vihaga peale, mis iganes, eks. Nii et neid tagasihoitud emotsioonid ei ole alati seotud sellise kohaga, nagu sageli inimesed arvavad, et ahaa, minu elus ei toimunud midagi või minu elus toimus see konkreetne asi ja selle konkreetse asjaga on mul tagasihoitud emotsioon. Et oluline on vaadata seda, et arengutraumasid, no keegi meist ei ole täiskasvanuks saanud sellest arengutraumat kogemata, on kindlasti inimesi, aga neid on ikka väga-väga vähe, eks. Nii et seda laadi tagasihoitud emotsionaalset laengut leiab aset ikkagi meis kõigis, nii et ma usun, et tänu sellele ja eelkõige teadlikkusele, mis sellega nii-öelda sellisest juba selles õppetoas sa saad juba sellise esmase maitse sellest teadlikkusest kätte, tekib sul võimalus seesmiselt tunnetada, millised on need olulised kohad minu jaoks. Ja sinu teine osa, mida sa küsisid, see, et kas ma saan sinna tulla nii-öelda tavainimesena, siis ma arvan, et see seminar, olles seda tõesti 8 korda teinud, siis seal ongi niisugust 2 olulist kohta. Üks osa on see, et tähelepanu sellele, et iga inimene saaks sealt enda jaoks info ja teine ots on sellest, et nendel inimestel, kes töötavad teiste inimestega. Ehk siis, et nende jaoks on seal ka infot selleks, et saada aru, need ja need aspektid töös teiste inimestega on olulised ja need aspektid on võib-olla aitavad kaasa mind inimestega töös. Ma tahaks ja lausa öelda, et oma sellest kogemusest, kuna ma ise ju töötan nii palju inimestega, siis see on nagu ülivajalik nendele, kes tegelikult töötavad inimestega, et aru saada selles töös, et ma ei lõhuks kedagi ära, et ma saan aru, mismoodi see inimese süsteem kellelgi on, et ühele ma peaks lähenema tegelikult niimoodi, ma ei saa kõigile ühtemoodi läheneda ja teisele tüübile võib-olla peaks hoopis teistmoodi lähenema, et ma ei saa kuidagi seda inimest nagu uuesti ära traumatiseerida, vaid on vaja ennem see inimene üles ehitada ja see kehafüsioteraapia just nimelt seda õpetab ja Robert näitab seal just neid häid võtteid just selle jaoks ka. Just ja seal on just seesama asi, mida ma toetan Kairi arvamust siin sellega, et selleks, et kellelegi mitte liiga teha, ma pean aru saama arengutrauma olemusest, eks. Sellepärast, et sageli me tahame teiste inimestega töös otsida seda mingit konkreetsust, eks, aga arengutrauma annab sulle mõista sellest, kuidas mingisugune nii-öelda kohandumisprotsess on niivõrd peidetud, eks, sest üleskasvamine on ikka toimunud. Ma toimin ikka funktsionaalse inimesena, eks. Minu võib-olla niisugune lihtne näide on sellest see, et kui ma olen nagu puu, mis kasvab, eks, siis ma võiksin ju kasvada otse niimoodi taeva poole ja lehed laiali ja tehtud, eks. Aga arengutrauma tähendab seda, et see puu kasvab, aga siin ta vahepeal peab kohanduma, sest siin juhtus natukene midagi ja siis ta kasvab siit ja see tüvi peab minema natukene jälle nii, et kohanduda nende sõnumitega ja selle keskkonnaga, kus ta parasjagu üles kasvas, selle perekonnalooga, nende suhetega, mis toimusid. Nii et ta lõpuks kasvab ikka täispuuks, nagu kui tal ei oleks seda arengutraumat olnud, eks. Aga see kohandumise protsess loobki sellesse tüvesse siis teatavad sellised kaardumised nii-öelda ja nende mõistmine on oluline selleks, et saada aru, siin on tegelikult need olulised kohad minu jaoks, mis ei ole konkreetsed, aga mis on sellest keskkonnast tulenenud.
ja selge. No see veel kord ütleb seda, et teil on mingisugune 6. või 8. silm, et kui te keha peale vaatate, siis te saate kohe aru, sa oled ise ka meile siin seminari lehel öelnud, et sellel seminaril on mõista kehateadlikkuse olulisust, omandada oskused, kuidas seda kasutada ja et mõista, kuidas emotsionaalsed reaktsioonid ja keha on omavahel seotud, eks ju. Just. et sa oled veel väga ilusasti öelnud, mis mulle veel hästi meeldib, on see, et keha ja emotsioonid on omavahel tugevalt seotud ja nimelt kõike kogeme keha kaudu, tähendab, kogeme kõike keha kaudu, meel annab kogetule juurde vaid loo. See on ka suhteliselt intrigeeriv. No, mina natuke siit ka veel laiemaks, et selles mõttes, et võib-olla tavainimene mõtleb, et emotsioon on mingisugune asi, mida ma kogen peas, on ju. Või mida ma kogen peas, tähendab seda, et mida ma kogen mõttena, eks, ja ma tahaksin allutada kõik need nii-öelda elu vitaalsusega seotud kogemused mõttelee. Aga sageli näiteks, aga kõige lihtsam näide seda mõista on näiteks kujutada ette, et sul on häbi. Eks, mine häbitundesse sisse, eks, no sa tunned kohe, et sa tõmbad endal rinna natukene sissepoole, õlad tulevad natukene ette, on just, et sul on häbi, tahad kokku tõmbuda. Sul võib mõte ju ka sellest olla, aga selle emotsiooni reaalne kogemine leiab ju aset sul kehalisel seisundil, eks. Ja nüüd, kui ma jäängi ennast niimoodi hoidma, eks, siis ma pingestan teatavaid lihaseid ja nii edasi. Sellest me räägime juba pikemalt seal seminaril, aga sa saad aru loodetavasti sellest, et see nii-öelda tundelaeng, see emotsionaalne laeng, seda me kas hoiame tagasi või kogeme siis keha kaudu. Väga hea. Nii et sina seal seminaril lubad meil esile tuua ka siis nagu selle emotsiooni, just nimelt nagu häbi. Vaata, häbist üldse räägitakse väga vähe ja häbi vabastada ammugi keegi ei oska. Ehk et ühesõnaga, kas seal tekib selline võimalus, et sa nii-öelda tõstatad meis häbi üles ja siis me saame selle läbi töötada enda jaoks, kui seda peaks vaja olema? Sellel seminaril me konkreetselt keskendume nii-öelda siis sellele arengupsühholoogia, ütleme siis tundmuslikule mõistmisele, sellele, et kuidas me peatume nii-öelda arengupsühholoogia erinevates peatustes. Me vaatame, et siin selles arenguperioodis leidsid aset sellised ja sellised kohandumised, järgmises arenguperioodis sellised ja sellised kohandumised. Et me vaatame etapi kaudu selle läbi. Need emotsionaalsed laengud, mis mingisuguses etapis üles tulevad, on väga individuaalsed. Mõnel inimesel tuleb üles häbi, teisel inimesel tuleb üles viha, kolmandal võib-olla kurbus, neljandal ei tea mis, eks. Et see ei keskendu, me ei lähe sisse sinna emotsiooni kaudu ega kaupa, vaid me läheme selle nii-öelda arengutrauma perioodide kaupa. Ja igaüks leiab sealt oma emotsiooni. Just, igaüks leiab selle ja siis me kindlasti vaatame, sest alati, kui me mingi harjutuse teeme, siis ma keskendun alati selle, et vaadata, milliseid kogemusi meil siin üles tulid, eks, seepärast, et see sama harjutus või sama arengutraumaga nii-öelda sihuke verstapunkt võib meil üles tuua väga erinevaid emotsionaalseid seisundid, mis olenevalt just sellest keskkonnast, mis meil kunagi on olnud, eks, ja siis sellest me oleme üles ehitanud oma impulsid, oma reaktsioonid, on ju, mille tulemusena nii-öelda see puu, mis pidi otse minema, lähebki natukene nii, eks. Ja sellest ei ole ju midagi, kui me saame aru, et miks see nii on läinud ja toome selle fookuse endale, eks ju, sellepärast, et mina oma näitena peal võin tuua seda, et minul oli fookus teisel ja süüdistamisel ja isegi soovimatusel mõista. Et see pööre, mis mul sinu seminaril toimus, lahendas kõik need probleemid, et mul tuli esiteks fookus endale tagasi, ma ei süüdistanud enam kedagi ja ma sain selle trauma nagu ise endaga läbi töötada, et kus siis selguski, et see ongi minu vaatenurk. Nii, sa oled meile veel lubanud selle seminaril kaasa anda, ehk et me saame õppida erinevaid võtteid emotsionaalsete laengute vabastamiseks. Ja. Anna teile kõigist kohvri. Et esimesel päeval me peatume siis rohkem selles, et mõista neid nii-öelda neid erinevaid arengutrauma, ütleme siis perioode ja me teeme harjutusi siis nende perioodidega seotud emotsioonide tundmiseks, eks. Teisel päeval me keskendume rohkem harjutustele ja seal on meil siis selliseid harjutusi, mida võib siis, nagu ma enne ka mainisin, võib siis jaotada kaheks sellised katartilised harjutused, mille eesmärk on siis väljendada emotsionaalset laengut ja teised on siis toitvad harjutused, mille eesmärk on siis nii-öelda maandatust tuua süsteemi, rahustatust, närvisüsteemi rahustada, hoitust endale anda. Nii et me katsetame siis nii ühte sorti harjutusi kui teisi. Ma siis kommenteerin veel juurde, et see muidugi kergelt nali, aga esimesel päeval on siis nii, et kui Robert tutvustab meile teooriat, siis võib kuulda saalist selliseid üksikuid huikeid ja äratundmisi.
mida, tõesti. Ja teisel päeval on vastupidi, et Robert on vaikne ja siis teised möllavad, et saab oma emotsiooni nagu mõnusalt vabaks lasta. Ma vist ei ava praegu, mis kõik vahendid sul selle jaoks on, et las inimesed tulevad kohale ja üllatuvad ise, mille jaoks veel mõnda koduasja või kodutööriista abimeest saab kasutada, eks ole ju? Ja ma usun, et see on hea mõte. ja muidugi lubad sa meile siis, et omandame positiivseid toimemehhanisme, et kuidas me tuleksime siis ütleme siis jah, toime sellise pinge olukorraga oma elus, et no praegu on ju täitsa hull värk, igalt poolt ainult kohtati pinget ja ebamugavust, nii et kas sa seda meile lubad, tahad midagi lisada siia? Ja üks osa sellest, see on nüüd minu, ütleme, üks osa, mida me oleme siiamaani tutvustanud, on see osa, kui mina kui psühhoterapeut, teine osa on siis võib-olla hea sisse tuua, et minu nii-öelda psühholoogia-alane kogu uurimus on just seotud siis enesekaastundega grupi formaatides. Ja sellesse ma olen aastaid väga tugevalt sisse läinud, uurinud. Ma julgen tõesti arvata, et käesoleva kirjandus, kõik, mis on enesekaastundega seotud grupi formaadis, on läbi töötatud. Nii et seal on palju selliseid nii-öelda praktilisi materjale, sinna ma võin jäädagi rääkima sellest taustast, mis on oluline selleks, et kuidas enesekaastunnet üles tuua ja milliseid positiivseid külgi sellel on ja kuidas see tegelikult on väga tervendav nähtus, mitte ainult meile endale, vaid ka inimestele meie ümber. Ja muidugi, ma loen veel meie kodulehelt, mis mulle ka hästi meeldib, et sa tood välja selle, et millised need pingestatud olukorrad on. Mulle tundub, et tänapäeval inimesed on nagu nii paganama hea stressitaluvusega, kas teile ei tundu, et see stressitase läheb nagu kogu aeg kõrgemaks, et me kogu aeg võtame nagu rohkem ja rohkem kanda, et me ei saagi nagu aru, et kui pingeline see olukord tegelikult on. Ja võib-olla sina kehapsühhoterapeudina näed kohe ära selle ebamugavustunde või siis tõesti selle emotsionaalse seisundi, mis on läbi töötamata, et millega tuleks, eks ole, tööd teha, siis sa kindlasti saad ju viidata inimesele, jah. Ja sa oled veel öelnud, et meie traumad tekivad, eks selge see, et varasemas eas ja nii edasi ja nii edasi. Üks võimalus on ka sotsiaalsed normid ja uskumused, mida me siis võtame omale tõena. Nii et ühesõnaga kõige sellega me saame seminaril teha tööd. Aga ma küsiks su käest veel, Robert, sa ütled, et me loome, täpsusta igaks juhuks, eks ju, aga et me loome taasühenduse, siis sa ütlesid nii, keha kaudu terapeutilisi võtteid kasutades saame selliste seisunditega, ehk nagu ma siin nimetasin, on ju, ärevus, ebamugavus ja nii edasi, luua taasühenduse ja saame väljendada sinna kogunenud emotsionaalseid pingeid. No ava meile natukene, kuidas sa seda teed? Kui ma räägiks, kuidas ma seda teen, siis ma hakkaks rääkima ära neid harjutusi, mida me hakkame praktiseerima, eks. No anna meile midagi. Ja, et üks osa siis on need harjutused, kus me kasutame väliseid abivahendeid. Eks. Ja teine osa siis on see, kus me kasutame kehapsühhoteraapia üks ots, on siis, mis on tegelikult siis võib lugeda selle alguseks 1933, nii et kui sa kujutad ette, et me oleme jõudnud 2022 aastasse, eks siis seal on peaaegu 100 aastast on meil puudu, eks, aga see on väga pikalt edasi arendatud selline psühholoogia haru, eks, ja kus on siis välja aretatud väga palju erinevaid selliseid kehalisi positsioone, mida me võtame ja kui me sinna kehalisse positsiooni loome sisse pinge ja emotsionaalse väljundi üheaegselt, eks, siis üllatuslikult hakkab emotsionaalset laengut üles tulema. Nii et me saame selliseid harjutusi katsetada. Väga tore. Ma võtan siis kokku, et me veel ei lõpeta, ärge minge kuskil ära. Kehapsühhoteraapia on siis lühidalt öeldes valdkond, siis parandage mind, Kairi ja Robert, kui ma nüüd midagi eksin, mis siis tegeleb emotsioonide, seisundite, reaktsioonide, impulsside ja me kogeme neid seisundeid siin olevikus, kuigi nad on alguse saanud minevikust enamasti. Kas on nii? Jah, lihtsustatult ütleme nii. Jah, just, ma tahtsingi hästi lihtsalt. Mina ei oska nii professionaalselt.
et seal on jah, oluline on see, et enamus nendest reaktsioonidest, impulsitest, hoiakutest, need me oleme õppinud kõik enamasti esmalt selgeks siis selles algpere formaadis, või siis noores peas on ju. Ja siis me oleme neid nii-öelda filtreerinud, edasi arendanud ja seejärel hakanud ennast kaitsma, eks, välise korduva valu vastu, eks. Nii et see kõik ulatub tegelikult väga varastesse eluperioodidesse välja. kas midagi saaks, Robert, nagu kuidas ma tahan öelda, et vaata, mõnikord antakse hästi drastilisi lubadusi, et noh, kui sa tuled ja seda teed ja siis on nii, et kas meie saame ka öelda inimesele, et kui sa sellele seminarile tuled, siis midagi kindlasti muutub, eks ole ju? Kas see teadus? Seda, ma ei julge seda lubada, et sinu konkreetselt iga inimese jaoks midagi muutub. Ma arvan, et see, mida muutub, on see, et sa saad ühest olulisest, praktilisest ja kasutoovast ja ärksameelsuse jaoks nii-öelda positiivsest mõjuvast psühholoogia harust hea algsuspildi, eks. Ja selle pildi abil, ma arvan, tekib sulle võib-olla hoopis uus perspektiiv ellu, hoopis uus vaatenurk mingitele asjadele, millega sa võib-olla ei ole osanud päris hästi suhestuda enne või ei ole aru saanud, miks ma tunnen nii, miks ma arvan nii, miks mulle tunduvad atraktiivsed just seda tüüpi inimesed või miks ma selle koha pealt muutun eksentriliseks või mis iganes muu, eks, et see annab sulle võib-olla sellisele mõtteainet sellistele kohtadele sinus ja sinu suhestuses maailmaga. No minu jaoks oli veel see ka, ütleme, selline täielik kosmos ja on siiamaani, et ma ikkagi ei suutnud aru saada ja tegelikult ma vist ei tahagi seda teada, et mulle piisab sellest kogemusest, et sa leidsid midagi või viitasid mind sellesse kohta, et minu trauma oli saanud alguse väga-väga varasest imikueast. Täiesti nonsense, eks ole, ei ole võimalik seda mäletada, aga näed, keha mäletas ja sina kui kehaekspert sellega välja lugesid ja läbi sellega trauma lahendasid. Et ma ei oleks vist selleni kunagi jõudnud ise, nii et minu kogemuslugu on selline. Aga ma tahaks veel lugeda ette ühe väikese lõigu. Ma ei tea, kas te tahate, Kairi ja Robert, tahate veel midagi öelda enda poolt? Kas jäi midagi olulist käsitlemata, edasi andmata? Ma võib-olla lisaks ja selle, et kui inimene sellele osaleb, ta saab ikkagi enda kohta päris palju rohkem teada. Ja kui mida rohkem ma endast teada saan, seda lihtsam on mul tegelikult ennast mõista ja seda paremini ma saan võib-olla aru, miks ma reageerin niimoodi sellele välismaailmale. Ja siis ma saan seda ka enda sees muuta. Nii et see on nagu selline... Ma võiks öelda, et mina iga kord natuke jälle midagi avastan, et kui siuke suur pilt on mu jaoks nagu selle 8 korraga juba olemas, aga iga kord tuleb veel mingi pisike nüanss alati juurde, et see on nagu väga äge. Ja no, Robert, need inimesed, kes sind tunnevad, luba mul ennast kiita. Tõesti, isegi täna ma sain helistades inimestelt tagasisidet, et sa oled väga vähe sellest, et sa oled meil šarmantne ja näed hea välja, et sa oled ikkagi väga hea terapeut, sa oled teinud head tööd ja inimesed rõõmuga tulevad sinu seminarile, et sa oled oma kogemusi pikalt õppinud, omandanud ja mida mina pean kõige suuremaks selliseks olulisuseks on see, kuidas sa hoiad ruumi, et kõik, kes te meid kuulate ja kui te kahtlete tõesti, et ma ei julge tulla, et ma tegelikult tahaks ja mind huvitab see teema, aga mis siis saab, kui mul tuleb see trauma välja või äkki tuleb midagi välja, et millega ma ei taha kokku puutuda või kuidas teised vaatavad. Teate, ma ütlen teile oma kogemusest lihtsurelikuna, et te ei pea selle pärast muretsema, igaüks läheb oma loosse ja samas tekib see hoitus ja terviklikkus, et see ongi Roberti töö ja Kairi assisteerida, et see seminar tervikuks kokku tuua, et tulge igal juhul kogema. Te ei leia seda mitte kusagilt mujalt Eestis. Ma ei oska öelda, kui palju tehakse välismaal neid seminare ja eesti keeles te ei leia seda kindlasti. Nii et see on ideaalne võimalus, et väga lahke kutse siit. Mõned kohad veel on, kohti ei ole palju, et kindlasti võtke ühendust, ärge kahelge ja investeerige endasse. Kas keegi tahab veel midagi lisada? Ma tahaks veel lõpetuseks loen ühe seiga, mis mulle väga meeldib, mis Robert on öelnud. Lase käia. Lasen käia. No nii, ja kui siis tuleb midagi, siis lisame juurde. Meie armas Robert Randma kirjutas nii. Meie kehad kannavad, peidavad ja hoiavad endast tuhandeid rääkimata lugusid. Kehapsühhoteraapia uurib, kuidas tervendada meie mineviku lugusid,
olles olevikus ja teha seda tervema tuleviku heaks. Erinevad laetud seisundid ning emotsioonid salvestuvad kehasse ja talvetuvad sinna ning loovad sarnaselt laetud olukordades reaktsioone, mille tulemusel me kujundame hoiakuid ning uskumussüsteeme. Robert Randma. Ma arvan, et see on ilus lõpp meie uuele algusele juba 1. oktoobril, kus siis ootab meid ees 8. kord kehapsühhoteraapia seminari Kehatöö ja emotsioonid. Link on olemas, klikake, kui on küsimusi, panen siia ka emaili aadressi, palun küsige, pöörduge ja kõigest siis, kui on seminari kohta veel küsimusi, kui on tehniliste, ma ei tea, seal sättingute kohta küsimusi või mis iganes, et kogu info on ilusasti kodulehel olemas. Jälgige ka Facebooki ja mis siis ikka, minu poolt kohtumiseni 1. oktoobril. Ja minu poolt ka kohtumiseni, loodetavasti näeme kõiki 1. oktoobril. Ja, kohtumiseni. aitäh kõigile. Nägemist. Nägemist. Ja.